Me oleme rahul kogu selle protsessiga, nii teatejooksust alates meie kampaaniast kui ka sellest kogutud summast, nii et minu meelest üks väga meeliülendav ja rahulolu pakkuv üritus. Kõigepealt mul on hea meel, et Haapsalus on sellised võimalused. Siin on kindlasti, ma julgeks öelda, võib-olla maailmatasemele võimalused laste liikuma abistamiseks. Meie poolt on lihtsalt väike tugi selleks, et see abi saaks veel täiuslikum, kuid see, mida ma siin nägin ja millised võimalusi pakutakse, see on tõesti väga meeldiv. Kas teie kampaanial on ka järge oodata? Meil on tõesti see kampaania nagu iga-aastane traditsioon, et Mesikäpp teeb vähemalt üks kord aastas sellise suure kampaania, mis on siis üle Eesti ja selle eesmärgiga, et võimalikult paljud saaksid abi. Et jah, selle kampaania on kindlasti jätku oodata. Nii, ja nüüd siis päevakangelase juurde, milline on siis selle kampaania slogan? Ole kah käpp! Ole kah käpp! Ja veel on väga tore see, et selle kampaania jooksul on saanud liikuda nii palju. Me oleme Rasmusega jooksnud igal õhtul televiisorist teadet ja isegi minu kommisöömisest paks Peppu läheb natukene peenemaks. Miks just see labor peab olema teil siin samas käepärast? No esiteks meil käib väga palju puudega lapsi, samuti ka täiskasvanud, kes vajavad erinevaid abivahendeid, sealhulgas ortoosia. Ja meie eesmärgiks on esimesel võimalusel pakkuda inimestele just, et nad saaksid kätte oma ortoosi ja abivahendi siit meie haiglast, sellel ajal, kui nad siin kohal on. Ja see võimaldaks neil edaspidi olla oma elus iseseisvam ja toime tulevam. Kui suur osa nendest ortoosisaajatest on lapsed? No tänane seis on selline, et kokkuvõttes üle poole meie abivahenditest lähebki lastele, aga kokku on lapsi meil tavaliselt kuskil veerand või kolmandik kõikidest statsionaarsel ravil käivatest isikutest. Nüüd kampaaniast endast, kui suur summa kokku saadi ja mis sellest ikka täpselt sai? Siin täna selle labori avamisel meil sisuliselt anti 2 toetust. Esimene on siis kevadel maikuus toimunud teatejooksu toetus ja teatejooksu omakorda toetas ka aktsiaselts Kalev, et kõigil olid kenad särgid Mesikäpaga seljas, et sealt siis 2 lapse spetsiifiliste abivahendite toetuseks koguti 3400 €, mille eest siis need samad lapsed saavad siis erinevaid teenuseid ja abivahendid meie juurest. Ja teine osa on siis aktsiaseltsi Kalev poolt korraldatud heategevuslik kampaania Ole ise kah käpp, mille raames koguti siis 2 kuuga septembris ja oktoobrist toimunud müügi pealt siis üle 21 000 €. Et ma arvan, et see on väga väärikas panus selleks, et lapsed saaksid ilma oma osaluseta endale sellise ortoosi, mis neile parasjagu vajalik on. Nüüd numbritest, kui palju makstakse ortoosi puhul riigi poolt, kui suur on oma osalus? Tänane seis on selline, et puudega laps saab 90% kompensatsiooni. Ma arvan, et see on väga hea süsteem, riik käitub väga vastutustundlikult, kuid sageli on siis otsustusahel natukene liiga pikk, et see võib võtta aega kuni 30 tööpäeva ja tavaliselt laste taastusravi meil nii pikk ei ole, siis selle ortoosi kättesaamine võiks võtta väga kaua aega. Tänane seis on siis selline, et me saame selle 10% omaosalust või terve ortoosi siis selle heategevussummadest kinni maksta ja laps saab selle siis kohe kätte.
Siin ongi tulemuseks see, et kohe ja kiiresti ilma ooteajata. No väike ooteaeg ikka jääb, aga põhimõtteliselt me saame prioriteetsuse järjekorras võtta asju ette, et kui laste taastusravi on kuni 14 päeva pikk, siis esimesel, teisel, 3. päeval tuvastatud ortoosi vajadus realiseerub reaalseks ortoosiks just nimelt raviperioodi lõpuks. Ma arvan, et see on tänase riigi tingimustes kaunis hea tulemus. Aga kommi söömine ei ole väga tervislik. Muidu palju sööd, siis tuleb. See tuleb minuga kaasa. Ei ma ei taha. Lähen sisse. Väga hea. Siis me vist... Sellepärast, et mina ei võida kunagi. Kogu aeg saan seda šokolaadipulka käes hoida. Ja need, kes kommi ei söö, on väga tublisti kommi ostnud. Kuvägi oled jooma. Aitäh, Mesile! Paistab meile, et kõik saavad ja aasta Anne ja Arabella. Et te näeksite ka, teatejooks on rõõm liikumisest, tõesti 10 000 last pea jooksel. Ja sellel aastal me jooksime Kertu ja Uljana heaks. Ja uskumatu, me kogusime 3400 eurot, mis aitab Uljana Kertul siin Haapsalus veel paremat ravi saada. Sadu lapsi ja tänu sellele, et teatejooks meelest ära ei läheks. Et aasta pärast loodame jälle olla. Siin parimat ravi. Ja teile ka lapsed, ma loodan, et natuke rõõmu valmistada teile. Head lapsed, hea Haapsalu keskuse vede. Tõepoolest, kui me näeme, et see abi on jõudmas palju heas koostöös teatejooksuga järeldusele, et Mesikäpp teeb ikka meil head ja üks jagu. Meie soov oli tõesti see, et lisaks sellele, mis puudutab teatejooksu, siis Mesikäpp ja Rasmus panid oma õla alla. See on nüüd teie kasutuses. See on väga hea, sest mina pole mitte kunagi nii palju trenni teinud. Ma olen aru saanud ka, et see trenni tegemine on ikka väga kasulik. Et hea raha eest on alati seadmeid võimalik osta, et ülemäära palju aega. Meie eesmärk on see, et kui laps tuleb siia omaosaluse finantseerimiseks, et kui ortoosid on 90% ja inimestel endal tahta, sageli inimestel on võimalus teha. Mul on siiralt hea meel, et see koostöö Kaleviga on olnud... 5 käed, kuusaringi, 2 käed ette, 2 käed ette, 3 käed üles, 2 käed ette, 3 käed üles, nii tuleb oleks ka tahtnud ju. Get a bit more pressure than the lighter spots. Oleme. You can place your feet on top of it and just stand, and you will sink slowly into the foam. Mina olen nii kade praegu. And here I see nicely the shape of the feet. And then you get ready for the orthose. Mustri peale, väga lihtsa nipiga. Tuleda üldse saab minu pildi ka panna. Muidugi Mesikäpp sinu pilti. Äkki saab Rasmuse oma ka. Võib-olla Rasmuse ortoosidele paneb Rasmuse pildi. On the gips model, I put some vacuum on it. That model goes nicely tight around the gips. Then when it's ready, it's off the gips.